see on tasakaaluliikur. See on üsna lahe sõiduriist ja sellega sõitmise selgeks saamine ei ole üldse väga keeruline. Aga mõned nipid on, mida seejuures tasuks tähele panna. Esimene asi, kui sa hakkad proovima tasakaaluliikuriga sõitmist, siis vali selleks selline koht, kus sa millelegi otsa ei saa sõita ja ka keegi teine sinust üle ei sõida. Teine asi, ohutus ennekõike. Kui sa sellise seadme otsa hakkad juba astuma, siis kiiver ja kõik muud kaitsmed, mis sul olemas on, tasub endale külge panna. Nii, nüüd oled siis sõiduks valmis. Tasakaaluliikur töötab sellisel põhimõttel, et kui sa siia peale astud ja nurka muudad, siis vastavalt sellele ta liigub. Kaalutades ettepoole liigub ette, kaalutades keha tahapoole, ta kas pidurdab või liigub tahapoole. Ennem kui liikuri otsa astuda, tasub valida selline koht, kus sa saad millekski kinni hoida. Et esimene peale astumine võib olla natukene selline ebastabiilne tunduda. Nüüd, kui paned liikurile jala peale, siis kui sa oma jalga juba nagu nurka muudad, hakkab liikur sõitma, seetõttu on tähtis jalg panna võimalikult keskele, jalg panna otse, mitte nurga all ja proovida siis ühe jalaga see tasakaal kätte saada, et ta püsiks paigal, kui see on saavutatud, astud teise jalaga juurde. Ennem kui sa nüüd sõitma hakkad, proovi, kas sa pead ka maha saada. Maha tulemine käib tasakaaluliikurit alati tahapoole. Astud tugijalaga maha ja tood ka teise kõrvale. Ennem kui sõiduks läheb, on tähtis tõesti jälgida, et sa suudad ta pealt ka maha tulla. Proovi seda paar korda. Kui saad peale ja maha ja suudad hoida siin peal seistes tasakaalu, siis oled valmis ka edasi liikumiseks. Edasi liikumisel hoia keha sirgelt, kaalutades endast edasi, hakkab seade sõitma. Vale asend sõitmiseks on midagi sellist. Siis sa oled väga ebastabiilne ja ei tea, mis sa siin teed. Selg on sirge, pilk on suunatud ettepoole. Kuidas tasakaaluliikuriga pidurdada? Hoog läheb suuremaks, kui sa kaalutad ettepoole. Kui sa ajad keha sirgemaks, siis sa pidurdud ja on võimalik sõitada ka tagurpidi. Kuidas tasakaaluliikuriga keerata? Muutes ühe jala nurka rohkem kui teisel, liikur pöörabki. Muutes nurka nii, et üks ratas liigub edasi, teine tagasi, on võimalik koha peal ennast ringi pöörata. Midagi väga keerulist siin ei ole, aga tähtis on tähele panna, et ennem kui suurt hoogu hakkad sisse võtma, et sa oleksid selle tasakaalu nagu saanud. Ja ohutus ennekõike. Pane kiiver pähe, kui sul on muid kaitsmeid, randmed, küünarnukid, see ei tule sugugi nagu kahjuks.